Tere, Kristjan, Lumepall fondijuht siin Toosikanus investeerimisfestivali. Tahtsin ühe mõtte öelda, et eile käisin siin, esimest korda elus käisin siin õhtul mingi töötubades, mis iganes. Et ühesõnaga, see on Äripäeva konverents tegelikult sisuliselt ja mul jäi mulje, et hästi palju nagu sellist mentaliteeti, et investeerime nagu eilsetesse uudistesse või õpime teistelt või loeme ajalehest või nii edasi. Ma tahtsin öelda, et mina olen lihtsalt isiklikult subjektiivselt kogu pidanud oluliselt seda, et inimesel, investoril oleks mingi oma kompetentsisfäär, et ta teab milleks nagu väga täpselt. Näiteks juhuslikult on siin hõbemünt, et näiteks kui sa oled, ma ei tea, 5 aastat uurinud ja mis asi on hõbe ja seda näinud erinevatest kohtadest ja kaevandusest, sa saad lõpuks aru, kellel seda vaja on ja kuidas, et siis kui Äripäev kirjutab, et kuule, hõbe läheb vist nüüd alla, et nüüd on juba liiga kõrgel, et sul on nagu mingi oma tunne selles, et sa ei müü seda maha, et mitte sa ei jälgi ainult mingit investor Toomast ja siis, kui see meem nagu liigub üles või nimida või mis iganes, sa hüppad ka nagu viimasel hetkel pardale. Et sellist narratiiv ma nagu märkasin nagu masside hulgas, kes siis võitlevadki, et kas see tootlus on negatiivne või kuni +7 või 10 ja siis kurdavad, et kunagi ei jõua SP500 nagu lähedale. Et sellepärast ei jõuagi, et lihtsalt peab investeerima millegisse kas või väga lihtsasse, aga millegisse, millest saad aru, et kas või sinu, kuna me oleme siin keset eest näiteks sinu Paide korterisse, mida sa välja rendid, et kui sa oled sellest kindel ja teed seda, et see ongi väga lahe, et väga palju meelehärmi võiks ära hoida, kui sa ei investeeriks nendesse eilsetesse uudistesse, et selline mõte lihtsalt, ma ei tea, kas kedagi kõnetab, aga puhtalt isiklik subjektiivne arvamus. Okei, tšau, näeme!